Tere! Täna räägime raamaturiiuli sarjas Hollandi kirjaniku Toon Tellechoni raamatust Kõik on olemas. Kirjanik käis möödunud aastal ka Tallinnas ja kohtus lastega Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Ta on Hollandis hästi tuntud autor, hästi viljakas, hästi palju kirjutanud ja eesti keeles saab temalt lisaks sellele raamatule lugeda veel 2 teost. Ülikoolis õppis autor hoopiski meditsiini ja ta on tegelikult kaua töötanud arstina. Ja kirjutama hakkas ta hoopistükkis täiskasvanutele. Lastele hakkas kirjutama sellepärast, et ta jutustas oma tütrele õhtujutte. Ja ta Tallinnas rääkis meile, kuidas tema tütar tahtis igal õhtul kuulata jutte mingil põhjusel just oravast. Ja niimoodi saidki siia raamatusse siis jutud oravast, sipelgast ja hästi paljudest teistest muudest loomadest. Selle raamatu on eesti keelde tõlkinud Vahur Abrams ja ta on selle tõlkimise töö eest saanud ka Paabeli torni tõlkeauhinna. Ja tema on välja uurinud, et kokku tegutseb siin lugudes üle 200 looma, linnu ja putuka. Ja mis on hästi huvitav, on see, et ükski neist ei ole koduloom. Korra on vist kuskil ühte koera nimetatud, aga kõik teised on sellised leopardid, elevandid, sipelgad, havid, loomad, kes tegutsevad kas siis metsas või stepis. Ja ma ütlesin, et raamat on saanud auhinna tõlkimise eest, aga lisaks on ta saanud ka auhinna kujunduse eest. Ehk siis ta valiti 5 kaunima Eesti laste raamatu hulka ja siia on imeilusad pildid sisse joonistanud Regina Lukk-Toompere. Ja kui rääkida nendest juttudest, mis siin raamatu sees on, siis need valis ka siia välja Vahur Abrams. Need ei ole hollandi keeles kõik ühes kogumikus ilmunudki, need on erinevates raamatutes ilmunud. Ja need on kõik sellised mõnusalt lühikesed. Ja autor Tallinnas rääkiski meile, et tema jaoks oligi kõige tähtsam, et need lood oleksid hästi lühikesed, et saaks selle unejutustamisega võimalikult kiiresti otsa peale. Kui mõelda, millised lood siin on, siis need on kõik sellised natuke naljakad ja kentsakad ja kummalised. Siin toimetavad igasugused loomad, kellega juhtub igasuguseid imelikke ja natuke pentsikuid asju. Ja mulle meeldis väga, kuidas üks Eesti lastekirjanduse uurija Krista Kumberg on selle kohta öelnud, et seda raamatut lugedes peab justkui selle mängureeglid omaks võtma, sest muidu võib tekkida selline tunne nagu pastori proual, kes läheb kombekale teepeole, aga leiab end hoopis mustlaspulmast. Ja need loomad, kes siin toimetavad, neile meeldib kangesti üksteisega aega veeta, neile meeldib mõtiskleda ja kõige rohkem meeldib neile tegelikult tähistada sünnipäeva ja pidada pidusid. Ja siin juures ei ole tegelikult üldsegi oluline, kas sul parasjagu on sünnipäev või mitte. Selles raamatus on justkui kõik võimalik. Ei ole üldsegi kummaline pidada maha üks vestlus teega oma teetassis või kirjutada kirju pimedusele. Ei ole üldse kummaline, kui elevant järsku lendu tõuseb või hõõg mardika kombel põlema süttib. See on kõik selle maailma osa ja ta tegelikult, kui seda teost lugeda, ei tundugi eriti pentsik. Ja võib-olla sellepärast meeldivad need jutud, mis siin raamatus on nii lastele kui täiskasvanutele. Minu lemmiktegelane siin raamatus oli elevant, kellega juhtus alati igasuguseid pentsikuid asju ja kes ise võttis ka alati midagi lennukat ette, sealjuures ka tõusis lendu. Ja muuhulgas otsustas ta ühel hetkel hõõgmardika kombel põlema süttida ja tal oli kombeks ka igalt poolt alla kukkuda ning ükskord, kui tal sellest allakukkumisest villand sai, siis ta otsustas hoopiski Ulgumerele parve peale elama minna, sest sealt ju ometi ei saa alla kukkuda. Ja kuigi need lood siin raamatus on saanud alguse unejuttudena, siis tegelikult neid ei pea lugema üldsegi ainult lastele, et need sobivad ka täiskasvanutele. Ja mis kõige toredam minu meelest on see, et selle raamatu saab tegelikult avada ükskõik kust kohast, ei pea tegema nagu tavaliselt, et ma alustan algusest ja loen lõpuni, vaid ükskõik, kui seda lahti teed, sa leiad ühe sellise humoorike, muheda ja võib-olla natuke pentsikugi loo.
Ja kui minu jutust veel ei jäänud päris täpselt muljet, et milline see raamat siis on, siis ma võib-olla kasutaks jälle Krista Kumbergi sõnu, kes on selle raamatu kohta öelnud niimoodi, et kui Andrus Kivirähk võtaks kätte ja kirjutaks Karupoeg Puhhi ja seda toimetaks Valdur Mikita, siis saaks umbes sellise raamatu. Ma lähen reisile. Ütles orav endamisi peeglis, mis toanurgas rippus. Ta kammis saba ära ja pressis kõrvad hoolikalt kuklasse. Või tegelikult ma parem ikka ei lähe. Ütles ta hetk hiljem. Tema sabakarvad läksid jälle harali ja kõrvad vajusid tagasi otsa ette ja tõmbusid seal natuke krussi. Ta istus laua taha. Milline tobedus, mõtles ta endamisi. Jätta nüüd reisile minemata. Ta ajas selja sirgu ja oli just teele asumas, kuid mõtles siiski viimasel hetkel ümber. Aga sama hästi võin ma ju koju jääda. Tund aega hiljem istus ta oma ukse ees pikutamisoksal. Ta oli lasknud end mõnusalt seljakile ja pomises. Milline kergendus teada, et ma ei lähe reisile. Ta sügas kukalt ja tundis siis, kuidas ka vasak jalalaba sügelema hakkab ja midagi kiheles ka seljal. Aga ma ei saa ju lihtsalt koju vedelema jääda. Ei, ma lähen reisile ja jutt on lõpp. Sel pärastlõunal kõhutasid Sipelgas ja orav jõekalda ääres rohus. Nad olid käsi põsakil ja närisid mõlemad oblikalehekest. Ma võiksin siin vist suvi läbi pikutada, ütles orav. Mina mitte, teatas Sipelgas. Mina lähen varsti reisile. Oho! Leidis orav. Mul oli muide sama plaan. Aga kui ma sulle ausalt ütlen, ütles Sipelgas. Ma tean, mida sa öelda tahad. Segas orav vahele. Siis sama hästi võib ka koju jääda, kui sa lubad mul lõpetada. Tead, see igavene reisimine. Nad vahtisid tasast jõevett, kus kiil aeg-ajalt nende tähelepanu köitis uute sammudega, mida oli hommikul pääsukese käest õppinud. Vahel tõusid nad püsti, asutasid juba minekule, ütlesid teineteisele head teed, leppisid kokku, et kohtuvad kord ühel õhtul seal kuskil kaugel ühe puu all ja heitsid siis jälle kõhuli rohu sisse ega saanud aru, kuidas kellelegi võis tulla pähe mõte reisile minna. Ühel pärastlõunal jalutas orav metsas, kui järsku sadas elevant tammeladvast müraki alla. Tere, elevant, ütles orav. Tere, orav, sosistas elevant. Ma kukkusin. Mis hea pärast sa üldse kogu aeg puude otsa ronid, küsis orav. Mitte kukkumise pärast, nuttis elevant, kui sa võib-olla seda arvasid. Ta istus maas ja katsus ettevaatlikult kukalt. Siis lausus ta, pole mul häda midagi. Tõusis jalgadele ja koperdas minema. Aga natuke maad eemal ta seisatas ja vaatas tagasi. Kas tead, miks ma selle puu otsa ronisin, küsis ta. Ei, ütles orav, sest ma kavatsen seal ladva tipus oma sünnipäeva pidada. Tahtsin just vaadata, kuhu seal külalised paremini ära mahuksid. Seal üleval, küsis orav. See on minu sünnipäev, ütles elevant ja astus edasi. Paar päeva hiljem pidaski elevant tamme otsas sünnipäeva. Kokku oli tulnud väga palju loomi, ka selliseid, kes ei olnud veel kordagi puu otsas olnud, nagu näiteks tursk, ninasarvik, hai ja kilpkonn. Nad kõikusid lehtedel ja okstel, katsudes kohmakalt tasakaalu hoida. Hüüdsid iga kord ui, kui tuul neid jälle edasi-tagasi õõtsutas ja nosisid tordilõike süüa. Aga mõne aja pärast läks neil tuju rõõmsaks. Ütles Havi muretult, lõppude lõpuks ei ole me siin ju iga päev. Eks ole õigus, Tigu? Seda küll, ütles Tigu. Iga päev just mitte. Mina ei käi siin muidu kunagi. Hoburästas hakkas laulma ja ninasarvik võttis kärnkonnal piha ümbert kinni ning asus temaga koos valssi keerutama. Sai küll, miks ei saanud. Loomad tagusid käsi jalgu kokku ja trallitasid okstel ringi. Ja elevant hüppas õhku ja tahtis hüüda. Küll on alles vahva pidu. Aga ta ei jõudnud küllist kaugemale, sest jalg vääratas ja elevant
kukkus alla. Kõik ehmusid ja kukkusid ka alla. Ninasarvik, kärnkonn, hai, hirv ja kõik teised loomad. Ja alla kukkusid ka kõik elevandi kingitused ja kõik tema tordid ja vaagnad magusa puukoorega. Isegi hoburästas ja pääsuke, kes ei olnud veel ilmaski kuhugi kukkunud, kukkusid tammeladvast alla. Kõik kukkusid üksteise otsa kuhja. Elevant lamas kõige all. Kui aus olla, mõtles ta, olin selle võimalusega isegi mõnevõrra arvestanud. Aga ettekavatsetud see ei olnud. Kus sellega? Kui kõik olid ennast püsti ajanud ja minema ukerdanud või koperdanud, läks elevant tamme juurde, jäi selle ette seisma ja lausus kõigepealt ai. Ja siis hästi aeglaselt, peaaegu lauldes. Kas tead, mida ma tegin? Ma pidasin oma sünnipäeva puu otsas. Ta katsus otsa eest tulitavat muhku, üritas naeratada ja tegi tammele sügava kummarduse.